endise Nõukogude sõjaväe lennuvälja aladel, kus siis toimuvad Eesti Vabariigi esimesed lahtised meistrivõistlused langevarju täpsushüpetes. Keset endist lahingumölluplatsi on siis maha tõmmatud ja tikkudega maha märgitud märklaud, meetrisuurune plats ja sellele ümber sõõridest moodustunud siis märklaua kujutis. Esimene koht täpsushüppes on siis 10 punkti ja sealt järjest vähemaks. Kui sportlane hüppab väljapoole ringi number 1, siis on ta saanud järelikult vähem punkte. Oleme seda huvitavat võistlust jälginud juba mõnda aega. Veerand tundi tagasi tõusis Soinaste lennuväljalt sportlennuk Tuula, mille pardal siis 4 kõige kangemat Eesti langevarju täpsushüppajat. Ja läbi sügisese kureparve, kes üle meie peade kohal lendab, ongi siis näha lennuk, tiirleb meie peade kohal. Esimene sportlane hüppab lennukist välja. Langevarju alt paistab number 19. See on siis Piret Tumbo, Järvakandi võistleja, ja tema langevarju alla on kirjutatud number 19. Ja Piret Tumbo maandus 8. Lennuk on uuel ringil, uks avaneb ja järgmine sportlane Ülo Loidus, Pärnu poiss, maandub. Ja 2, Ülo Loidus maandus siis 2. Järgmine võistleja Maido Kolonel Tõstamaalt, endine meistersportlane vibu laskmises ja suusa kahevõistluses, nüüdne siis Eesti parimaid langevarju hüppajaid 7. Ja tänane viimane sportlane Riho Kongupääri, kes on siis pärit Tallinnast, Tallinna mees, standardi 3. tsehhi meister, tegelenud langevarjuspordiga juba aastaid ja tema lend paistab olema oot, huvitav. Kas nüüd on siis midagi juhtunud langevarjunööriga? Ei, siiski kõik paistab, et läheb hästi. Põlva piimakombinaadi logoga uhke langevari maandub ja 4. Riho Konguäär maandus siis 4. Ja tänase võistluse ja huvitava pingelise võistluse loeme sellega lõpetatuks. Auhinnad võistlejatele. Võistlejatele on välja pandud auhinnad aktsiaseltsilt Vasar. Nemad saavad siis Piret Tumbo, kes hüppas täna 8, saab kamina. Ülo Loidus täna oli kahjuks kõige nõrgem võistleja, kuigi varasemad saavutused on olnud päris tublid. Tema saab siis Vasara poolt komplekti võtmeid. Maido Kolonel ei saa mitte mingisugust auhinda ja Riho Kongupääri samuti mitte. Sellega on meie reportaaž siit Mändidalt lõppenud. Soovime teile ilusat õhtu jätku ja kõike head. Kell on 23 ja 41 minutit, oleme taas stuudios ja minu stuudiokülaliseks tänases spordinurgas on siis vastne Eesti meister langevarju täpsushüpetes Piret Tumbo. Tere õhtust! Tere! Ja täna stuudios ka Pireti isa Jaan Silver Maitsalk. Tere tulemast! Tere! Tänane võistlus tõi Eestile siis taas kuulsust kogu maailmakaardi ulatuses, ehk siis Eesti on olnud üks pioneere, kes on võtnud sellise huvitava spordiala nii tõsiselt ette, nagu on langevarju täpsushüpped. Teie, Jaan Silver Maitsalk, olete tänase nii-öelda tähtlapse ilmaletooja. Teie olete tema kättpidi spordi juurde viinud. Öelge palun sellist asja. Teame teie kui endise rallisõitja edukat ja loorberitega päratud käekäiku väga hästi. Kas te võite palun öelda sellist asja? On võidud teie perre tulnud kergelt ja kiirelt või on nendeni olnud pikk ja raske töö? Kergelt ja kiirelt. Tulevad teie perre kõik võidud. Teie abikaasa Juta Maitsalk on siis samamoodi tuntud teatud. Piretil on raske päev selja taga, ta juba tukub. Halloo! Ja küsiksime siis Piret,
Piret Tumbo käest. Äsja oli juttu teie isaga, et teie ema Juta Maitsalk oli esimese Eesti Vabariigi ajal tuntud ratsasportlane. Kas siis on see tulnud nüüd geenidest, et ema kukkus alati täpselt hobuse seljast otse kabja ette, et te olete nüüd õppinud väga täpselt kukkuma langevarjuga otse sihtmärki? No mis emasse puutub, siis ema ju ratsutas ju kõigi seljas. Ta ratsutas loomadel, koduloomadel, sigadel, lammastel, kanadel, lehmadel, hobustel, kanadel, sigadel. Ja küsiksime siis veel endise teema juurde tagasi tulles pereisa Jaan Silver Maitsalgu käest. Te väitsite, et teie perre on tulnud kõik võidud väga kiirelt ja kergelt kätte. Teie tütar, tänane meistersportlane Piret Tumbo on olnud langevarjuspordis päris uus nimi. Rääkige natuke oma tütre käekäigust ja sellest, kuidas siis tütar sellisele alale üldse osutus püheneda. Abikaasa kukkus alati ette. Täpselt ette. Nii? Piret lapsepõlvest kukub kogu aeg ühte samasse kohta. Nii. Ja Jutaga oli siin mõni aeg tagasi jutt, et võiks hakata hüppama selle vastu, et koolist tal ei lähe. Ta ei saa koolis ühestki tunnist midagi aru, oskab ainult laulda. Ja mõtlesime, et jätku kool, kus see teine, et hüppama. Esimese lennuki ostis Juta talle 2 aastat tagasi, sellelt ta hüppas alla üksi. Hüppasin kohe välja sealt. Jah. Ja täpselt samasse kohta, kuhu ta alati kukkunud on. Maja taha. Teil on ju huvitav täna päevaeg pärast võistlusi perekond Maitsalk siis, ütleme veel kord, et Piret Tumbo on tegelikult abielus, tal on siis mehe nimi. Nende kodumaja taga, kus me täna siis... Mees on Leho mul. Täna pärast võistlust käisime siis teie kodus, kus pakuti head õunakooki ja külma piima. Ja seal kaevu kõrval oli näha siis selline sügavam loh ka, kus muru enam ei kasvanudki. Kas see ongi siis see koht, kus siis tänane meister on oma esimesed kukkumised teinud? Seal ma olen talvel harjutan. Ronin kaevu peale ja hüppan. Tähendab, et olla hüppaja, hea langevarju hüppaja ja hüpata täpselt, tuleb kogu aeg teha treeningut. Näiteks mina hüppan iga päev 650 korda kaevu pealt maha ja sealt on see auk tekkinud. Oma esimesed hüpped ma tegin 2. korruse aknast. Algul ma hüppasin huupi, lihtsalt tormasin aknast välja ja hüppasin. Muudkui hüppasin ja hüppasin. See aeg, kui teised lapsed mängisid klaverit või ajasid palli hoovi peal taga, hüppasin mina aknast välja. Algul oli see täiesti stiihiline, lihtsalt selline nagu looduse sund. Ma tormasin akna juurde, akna manu ja hüppasin alla. Lõpuks muutus see teadlikumaks. Ma tegin endale väikse ringikese ja proovisin jalaga tabada seda. Ja ainult nii väiksemaks ja väiksemaks seda ringi tehes saavutasin ma sellise tulemuse, et nüüd ma võin hüpata ka 16 kilomeetri kõrguselt. Ma olen hüpanud ja tabanud 2 sentimeetri suurust väikest värvilaigukest, mis pärast on osutanud hoopis lepatrinuks. Kui mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid sellest, et see töö, see meeletu töö ei ole tulnud niisama, see on tulnud tööga. Küsime veel pereisalt siia otsa. Tulemus tähendab, on tööga tulnud. Kui kõrgelt on tütar üldse ilma langevarjuta alla hüpanud? Ilma langevarjuta esimest korda see oli, me lendasime Prantsusmaale ema hobusevõistlust vaatama ja lennukil tekkis tõrge. Ta ei seisma lihtsalt. Ta ei jõus seisma, see oli 11 kilomeetri kõrgusel. Siis Piret hüppas alla, aga lennuk läks jälle käima ja me sõitsime edasi. Ma ei saanudki siis Prantsusmaale. Ja ta jäi Poola. Jah. Täpselt. Varssavi eeslinnas sadasin alla. Siin oli veel huvitav nüanss tuli tänase saate vestluses välja, et peale selle, et te olete täpse jalaga tüdruk,
langevarju alal olete ma olen naine. olete naerata, mul on abielus naisterahvas. No vaadates teie väljanägemist, pean teid pigem ikkagi tüdrukuks. Ja tahtsin küsida sellist asja, teie isa väitis, et te olete koolis, ei ole viiemeeste seas, aga te olete hea laulja, äkki te laulaksite meile midagi? Ma vaevalt küll ei laula. Ma ütlen, et ma ei ole viiemeeste seas, jaa, ma kordan, ma olen naine. Ma ei ole viiemeeste seas. Kui vana te olete? Sellist asja naisterahvalt ei küsita. Küsime siis Pireti 47. Pireti isalt. Jaan Silver Matsalgut, kas Piret on 47 aastane? Homme saab 47 aastane. Et perekonna au päästa, siis ma laulaksin ise Pireti asem. Ahah. Tohib. Kas vaatad sa sealt kiiker paistab, hei? Kas vaatad paistab, hei? On päev või ta paistab, hei? Sealt kiiker paistab, hei? See on striptiis.